Tere, mina olen Heli Künnapas ja taas kord räägin enda väljakutsest, kuidas koguda lisateenistustega 30 000 eurot. Minu esimese videoga, mille ma siis avaldasin eelmisel nädalal, kus ma rääkisin sellest väljakutsest, et selle video järel said siis teoks kõik need hirmud, millest ma seal rääkisin, nii siis positiivsed kui negatiivsed. Ehk alustuseks ma selgitaks natukene, mille kohta nagu kõige rohkem tuli sellist just, see ei ole vist negatiivne, et küsivad tagasisidet, oli minu arvutused, et kust tuli see 30 000 eurot ja et kas need kulutused on siis pärast just sellised, et on sellist summat vaja. Selle väljakutse puhul ei ole number üks asi see, kuidas raha kulutada. Ehk et seda tuleb loomulikult teha ka targalt, aga praegu see 30 000 eurot on võetud, et see on väljakutse summa ja et leida lisateenistusi või põhiteenistuse suurendamist selliselt, et see summa kokku tuleks. Et ei ole vahet nagu praegu või põhirõhk ei ole sellel, et kas see tõesti ka ära kulub. Et kindlasti saab selle summa pärast ära kulutada ja selleks on kindlasti väga tarku ja häid võimalusi, aga see ei ole nagu selle väljakutse teema. Praegu seda kulutamist ei toimu. Ja mis oli veel positiivne tagasiside, et tohutult hea meel oli näha, kuidas väga mitmed inimesed nagu sellest kuidagi läksid, et lubasid kaasa teha. Et neile läks nagu see korda ja tundus selline vahva mõte ja see andis küll sellist mõtet ja jõudu jätkata. Selle väljakutse mõte minu jaoks on siis ka jagada selliseid teadmisi, mida oleks võimalik igal ühel korrata, kellel on vaja samasugune eesmärk täita, ükstapuha mis see summa on, aga mõte, et leida lisateenistusi, et täita mingisugune summa. Nii et see on nagu selle väljakutse põhiline mõte ja millel nagu siis mina keskendun. Ja nagu ma ütlesin, siis hetkel me räägime siis lisateenistusest, nii et praegu tänases selles esimeses sammus ma jätan kõrvale oma põhiteenistuse, milleks ma pean siis kõiki kirjastusest tulenevaid summasid ja kirjastamisega seotud sissetulekut ja ka raamatute kirjutamist. Nii et ma ei ütle, et sellest üldse juttu ei tule edaspidi, aga see on nagu hetkel, täna ma sellest ei räägi. Nii, ja ma siis käin läbi nende järgmiste nädalate jooksul sellised sammud, mida saaks ka teised teha. Esimene samm, esimene nädal. Mis on see, mis mina pean tegema ja mida ka sina peaksid siis tegema, millest alustama, kui on eesmärk koguda lisateenistusega kokku mingi summa, mis minul on siis 30 000 eurot. Number 1 on teada saada, mida sa oskad ja tead. Ehk küsimus, mille eest ollakse sulle valmis raha maksma. Minu jaoks tuli siis käia nüüd läbi need asjad, mida ma siis tean ja oskan. Esiteks formaalne haridus ehk et kooliteed. Minu puhul on siis niiviisi, et mul on kõrgharidus halduskorralduses. Ma olen lõpetanud Sisekaitseakadeemia ja spetsialiseerunud personalitööle. Ma olen sel alal ka töötanud, aga mitte viimased 13 aastat, niiviisi otseselt personalijuhina. Nii et üks asi ma käin nüüd läbi, mida ma oskan ja teiseks ka ma räägin sellest, et mida ma peaks tegema või miks nagu ma praegu seda kasutada ei saa, seda oskust. Personalitööga on siis see, et ma ei ole päris mitu aastat siis seda tööd teinud, mis tähendab, et kindlasti on seadused muutunud ja need tuleks kindlasti nende alaseid teadmisi uuendada, kui ma sooviksin sel alal töötada uuesti. Aga mis on kindlasti minu puhul nüüd paremaks saanud, on kõik need inimeste juhtimisega, inimestega suhtlemisega, tunnetamisega seotud teemad, mida ma olen siis nüüd aastate jooksul ju tegelikult ikkagi kasutanud. Ja personalijuhi töös on need väga olulised, nii et kõik selline inimestega seotud pool kindlasti on mul praegu tugevam, kui oli 13 aastat tagasi, kui ma sel alal töötasin. Nii, formaalsest haridusest veel. Magistrikraad on mul kristlikus kultuuriloos ehk lõpetatud Usuteaduse Instituut. Peale seda ma töötasin usundiõpetuse õpetajana ja see on ka see, mida ma saaks praegu jätkuvalt teha. Mul on läbitud tollest ajast 60-tunnine õpetaja, kuidas ta kutsutakse siis, õpetajakoolitus, mis lubas mul siis koolis töötada
Nii et põhimõtteliselt see on olemas, aga ma tean, et see 160-tunnine õpetaja koolitus aegub, nii et ilmselt on mul see juba aegunud, sest ma töötasin ka koolis viimati siis aastal 2006, 2007. Ilmselt oli see õppeaasta. Aga see on võimalus. Nii, õpetajana töö. See on nüüd asi, millega ma see nädal tegelikult ühe sammu juba tegin. On selline leht nagu asendusõpetajad ja sinna ma ennast registreerisin. Ma sain sealt vastused, väga tore, et tulid ja sinusuguseid inimesi on meil just vaja. Nii et see on nagu hästi vahva ja seal ma olen nüüd kirjas. Seal selle asendusõpetajad lehe peal peale registreerumist ma nüüd näen neid pakkumisi, et kui mingisse kooli otsitakse õpetajat, et siis ma saan nagu öelda, et kas ma tahaksin sinna minna ja siis neid tunde anda. Nii, haridusest veel on mul kutsetunnistus karusloomakasvatuses. See vist on asi, mis on tänapäeval suures osas ära keelatud, nii et väga nagu karjäärivõimalust sellest pole. Aga Järvamaa kutsehariduskeskuses ma läbi selle käisin ja see paber on mul olemas, sest ma olen lihtsalt pidanud mõned aastad Küüliku farmi. Nii et ka see kogemus on olemas. Nii, siis on mul veel, ma olen lõpetanud laste muusikakoolis akordioni. Et päris kuskile pulmapillimeheks ma hetkel ei sobi ilmselt, samamoodi roostes oskused. Aga see on asi, mis ma tean, et mul on kuskil olemas ja millegi sellisega seonduvaga, ma ei tea, võib-olla on kunagi midagi võimalik teha. Nii, siis ma lähen nüüd teadmiste ja oskuste juurde, et mis on siis minul olemas. Nagu ma mainisin, siis oma põhiliseks tööks ma pean kirjutamist, siis esimese oskuse või teadmisena on näiteks artiklite kirjutamine. See on jällegi asi, mis ma olen teinud aeg-ajalt. Nelli Teataja on üks just, kuhu ma olen näiteks kirjutanud selliseid suhtelugusid. Ma ei ole kirjutanud sellist uurivaid lugusid ja ma tegelikult ei ole uurinud, kuidas artikkel käib, aga just need suhtelood, et sellised, see on nagu, seda ma olen teinud ja need on väga hästi peale läinud. Ja samas ma pole seda tükk aega kirjutanud neid lugusid, nii et see on täiesti kasutamata võimalus hetkel, mida ma saaks teha. Nii, siis ma saaks kirjutada näiteks erinevaid tekste, kas blogipostitusi, kellelegi teisele just mõtlen, või kodulehe tekste. Sellega on minu jaoks see mure, et ma ei ole endale seda SEO süsteemi selgeks teinud ja võib-olla mu artiklid ei vastaks sellele SEO reeglitele. Nii, see on see koht, ma saan endale kirja panna, et ma pean õppima nende SEO reeglite kohta. Internetis kindlasti on materjale küll ja küll ja siis ma saaksin pakkuda oma artikleid teiste blogidesse ja kodulehtedele, et kellel oleks soovi selliste tekste vastu. Minu teadmistest oskustest on ajajuhtimine kindlasti teema, millega ma olen tohutult tegelenud, tohutult ise praktiseerinud ja nüüdseks ma olen ka õpetanud tegelikult teisi inimesi ajajuhtimises. Nii et see on valdkond, kus samamoodi ma saan mõelda, kuidas seda õpetada ja kuidas koolitada ja seda ma saaksin ära kasutada. Et ise ma olen üle 25 aasta umbes ajajuhtimise teemasid uurinud, õppinud, jälginud, praktiseerinud. Nii et see minu jaoks hästi selline põnev valdkond. Nii, siis on näiteks kirjutamise teooria, et kuidas kirjutada raamatut. Samamoodi ma olen tegelikult kunagi selliseid koolitusi juba teinud ja ma olen kirjutanud ka raamatu, et kuidas 30 päevaga romaani kirjutada. Nii et jällegi asi, mida ma olen teinud, aga samas hetkel ei tee, nii et võimalus. Kirjastamise teooria. Samamoodi näiteks Eesti Noortekirjanduse Ühingus me tegime eelmise aasta detsembris koolituse kirjastamisest ja jällegi huvilisi oli küll ja inimesed, kes tahaks ise oma ühte raamatut välja anda, et neid, kes küsivad nõu, neid on pidevalt, aga ma ei ole nagu seda niiviisi teadlikult õpetanud või nagu rääkinud rohkem sellest, et jällegi mõtlemiskoht, et võib-olla saaks teha midagi. Minu oskustest ja teadmistest on autosõit. Tundub igapäevane asi on ja, aga see on kindlasti oskus, mis mul olemas on. Kui ma elaksin Tallinnas, siis ma saaksin sõita neid taksosid igasuguseid. Nii, mis on Uber ja siis Bolt. Nii, aga kuna ma olen sellises kohas hetkel, kus seda ei saa, siis hetkel ei saa kasutada seda asukoha tõttu, aga võiksin olla järgmine siuke, kes kogub oma selle finantsvabaduse taksosõiduga. Nii mõtlemiskoht. Nii, blogitekstid. Et ma rääkisin, et teistele võiks kirjutada, samas ma saan kirjutada ka enda blogi, et mul on 2 põhilist blogi, Minu ilus elu maal ja Mida Heli luges. Ja
nendesse blogidesse tekstide kirjutamine, kuidas see nagu sissetulek oleks, on põhimõtteliselt blogi kui reklaamikanalina, et need reklaamid, mis seal jooksevad, need on siis need, mis tegelikult annaksid mulle mingi sissetuleku, kui seal käib palju inimesi. Nii et iseenda blogi kirjutamine on üks võimalus, mida mina saaksin teha. Ja blogiga on see, et kes iganes ka veel seda planeerib, selleks sul peab olema mingi teema, mis teisi huvitab, mis inimesi sinna kutsub. Mida Heli luges, see blogi on ilmselgelt raamatutest ja eelmisel aastal ma lugesin näiteks 100 raamatut ja inimesed, keda see raamat huvitab, need tulevad ja otsivad ja saavad nagu vastuseid selle raamatu kohta siis sealt blogist. Ja minu ilus elu maal, see räägib siis kõigist mu muudest tegemistest. Ja seal on tihti selliseid mõtisklusi, on tihti ka selliseid arendavaid tekste, nii et enesearengu tekste, et see on selline kõike hõlmav ja kõike haarav nagu blogi. Nii, siis lugemine. Et ma mainisin ära, et mul on blogi, kuhu ma kirjutan arvamusi, aga näiteks lugemine tõesti, ma ei ole mõelnud kogu aeg sellele, aga see saab olla ka ju lisasissetulek, sest näiteks aeg-ajalt tellitakse raamatuarvustusi. Nii et seda saaks teha. Kui on huvilisi, kes sooviks mingit raamatuarvustust, siis tegelikult see on asi, mida ma oskaks teha ja mida ma suudaks teha. Nii, mis ma veel olen teinud, aga hetkel ei tee, on lastelaagrid. Nii et mul on lastelaagrite korraldamise, juhtimise, läbiviimise kogemus. Mul on olnud ka lastelaagri juhi kutsetunnistus või kuidas ta kutsutakse? Ikka vist kutsetunnistus. Aga see on ka mingi 5-aastase aegumistähtajaga ja ma tean, et ma ei ole seda praegu uuesti teinud, ja sest ma pole ka hiljuti lastelaagreid väga teinud, aga see kogemus on olemas ja tegelikult teadmised samamoodi. Nii et samamoodi minu jaoks variant, mida mõelda. Ja siis on näiteks rahatarkus samamoodi, millega ma olen tegelenud viimaste päris mitme aasta jooksul päris palju. Ma tegin endale mõned aastad tagasi väljakutse, kuidas ma 100 raamatu lugemisega külluseni jõuan. Ja seal oligi minu eesmärk ka lugeda läbi 100 rahatarkusega seotud raamatut, just et enda rahatarkust siis suurendada. Ma ei ole neid 100 raamatut läbi lugenud, sest üsna kiiresti sain ma aru, kuidas need asjad korduvad ja nüüd tuli vahepeal selline paus, nagu et ma tundsin, et need lihtsalt korduvad ja ma ei suuda nagu minna tagasi ja seda sama asja hakata uuesti lugema. Ma tean, et päris palju uusi häid raamatuid on välja tulnud ja kindlasti ma sellega jätkan. Aga selle aja jooksul ma olen nagu tõesti esiteks ise praktiseerinud väga palju neid asju, mis ma õppisin ja samamoodi ka juba edasi andnud ja jaganud neid teadmisi. Nii et see rahatarkus, just eraisiku siis finantstarkus on see, mida ma samamoodi saaksin mõelda nüüd, kuidas siis seda edasi anda. Nii, need on need esimesed, mis mul tulid sellise hooga meelde. Kui ma nüüd kaardistaks veel põhjalikumalt enda teadmisi ja oskusi, kindlasti on seal veel asju ja kindlasti saab neid asju veel lahti võtta ja kirjutada veel kuidagi tükkidena laiali. Nii et kui sina osaled minuga koos sellel väljakutsel, et teenida mingisugune summa lisateenistustega, siis number 1 ongi, et teha endale tabel ja kirjutada, mida sa oskad, mida sa tead, kuidas sa seda kasutada saad, ehk et kes ja mis vormis oleks nagu valmis selle eest raha maksma. Ehk et mingi asja puhul, kas saad teha online koolituse või siis seesama, et ma ei tea, kirjutada sama artikkel on ja teha see ära. Ja siis sinna tabelisse mina teeks veel juurde, et miks ma seda praegu ei tee, et mis on takistused, miks ma seda ei tee, miks ma praegu seda lisateenistuse võimalust ei ole kasutanud ja miks ma seda hetkel ei kasuta. Nii et esimene nädal, selline ülesanne, minu jaoks on nüüd siis ülesanne, et enda jaoks panna need veel korralikult paberile ja mõelda siis välja, et kuidas neid kasutama hakata ja hakata kasutama. Mis me teeme siis väljakutse? Ütleme 5. Võtame 5 asja, et ma pean sel nädalal nendest teemadest 5-ga mingisuguse summa lisaraha siis teenima. Vot, see on minu jaoks nüüd selle nädala ülesanne ja kui sina tunned, et sa osaled selles väljakutses ja samamoodi proovid teha, siis anna mulle palun teada, et mis on sinu eesmärk selleks nädalaks, mitut oma oskust või annet või teadmist sa kasutad, mida sa ei ole siiani tükk aega kasutanud. Ja kui julged, siis võid ka teha plaani täpselt, et mitu eurot on plaanis selle summaga, selle tegevusega siis teenida.
Miks mina enda jaoks praegu mingit summat ei pane, on see, et tegelikult ma tean ette, et mul hakkab olema raske arvestada seda nädala kaupa neid summasid, et mis tuleb sisse, sest kui ma teen ühel nädalal, võtame artikli kirjutamise, ma kirjutan selle sel nädalal ära, aga tegelikult, kui ta ilmub, näiteks kui ilmub ajakirjas, siis ta ilmub kas järgmine või ülejärgmine kuu ja selle eest raha tuleb hoopis mingisugune siis 3 kuu pärast. Nii et ma pean natuke mõtlema enda jaoks ka, kuidas ma arvestan seda, mis on tulnud nagu selle väljakutse kaudu, millised summad. Nii, aga aitäh! See oli minu tänane mõte ja järgmisel teisipäeval ma loodan, et kõik toimib ja siis ma juba räägin järgmistest sammudest, mida mina teen ja loodetavasti ka, mis oleksid sulle kasulikud. Nii et kohtumiseni!